Kodutütarde ja noortekotkaste podcast Alati valmis. Tere tulemast kuulama Alati valmis podcasti, kus räägime kodutütarde ja noortekotkaste lugudest, kogemustest ja organisatsiooni väärtustest ning tutvustame, mida noorteorganisatsioonis üldse tehakse ja mida see annab nii noorele kui ka täiskasvanule. Mina siis olen Liia Kass ja hea meel, et olete tulnud kuulama meie järgmist osa. Täna on meil külas noored ja täpsemalt on meil siis aasta noored külas, ehk siis aasta kodutütar Kristel ja aasta noorkotkas Rasmus. Ja räägime natukene nende teekonnast, räägime, kuidas nad üldse organisatsiooni sattusid, mis nad siin teinud on ja mis ka nende tuleviku vaated ja plaanid siis on. Ja natukene räägin lähemalt korraks sellest, et mis see aasta kodutütar ja aasta noorkotkas üldse tähendab ja kuidas seda valitakse. Nimelt iga aasta siis iga ringkond ja iga malev saab esitada ühe noore, ehk siis ühe kodutütre ja ühe noorkotka, kes nende arvates sellel aastal on teinud silmapaistvat midagi, on olnud väga tubli, on toetanud organisatsiooni, on toetanud noori, on ka riiklikult panustanud ja siis tuleb kokku komisjon, riiklik komisjon, kes siis vaatab üle need kõik ankeedid ja selle alusel valib siis selle aasta noore, ehk siis aasta kodutütre ja aasta noorkotka. Ja eelmisel aastal siis osutusidki valituks Kristel ja Rasmus. Tere, Kristel! Tervist, Liia! Tere, Rasmus! Tere, Liia! Ja alustamegi sellest, et rääkige üldse natukene, kes te olete, kus te toimetate, siis mis ringkonnas ja mis malevas, Kristel? Mina olen siis Saue rühma kodutütar, ehk siis Harjumaalt ja ma ei tea, olen kodutütar olnud äkki 7 aastat, ma ise ka täpselt enam ei tea, aga 7 aastat tagasi alustasin oma teekonda, siis üldse mitte arvates, et võib-olla see organisatsioon nagu nii suure tähenduse saab mu elus, aga no täna siin me oleme. Ja Rasmus? Mina tulen Kuusalu rühmast, siuke väike Kuusalu vald, Kuusalu keskkoolist ja mina olen siuke 4,5 aastat tegutsenud ja ma ütleks ka, et kui ma tulin siia, siis ma arvasin, et ma lihtsalt tulen proovin katsetan, et ma ei kujutanud kunagi ette, et see tuleb nii suur osa minu elust. Vaatame nüüd natuke nagu tagasi selles suhtes, et kui te astusite organisatsiooni. Kristel, kui sa astusid, siis miks üldse, mis nagu sind ajendas astuma siia? See on tegelikult huvitav lugu, sest et mu põhikooli klassiõde ütles, et jah, et on tasuta laagrid, head toitu ja toredad inimesed. Siis ma olin okei, ma pean ära proovima ja siis sinna ma läksin ja sinna ma jäin. Ehk siis see toit alati mõjub, on ju? Ja väga hea toit on. Just. Ja Rasmus, sina? No mina olin 6. klassis, 2021 sügisel, kõndisin koolis koridori peal ja siis nägin seina peal plakatit, kus kutsuti liituma noortekotkastega. Siis ma mõtlesin, et tegelikult ma lasteaias ju kunagi tahtsin tulla noorkotkaks, aga ma olin liiga noor siis. Ja siis lihtsalt kadus see nagu ära vahepeal, see huvi. Ja nüüd ma mõtlesin, ma lihtsalt proovin, on ju, katsetan, on ju, et äkki leian oma koha ülesse. Läksin kohale, hakkasin nagu vahepeal käima, mul oli üks tuttav tegelikult oli juba noorkotkas 2023 aasta noorkotkas Allen, keda ma tundsin juba eelnevalt, kes siis aitas, võttis mind oma tiiva alla ja siis oli mulle suureks eeskujuks ja siis hakkasin toimetama vaikselt. Ehk siis sina tulid nii-öelda enda sisemisest motivatsioonist ja sinu sõbranna on ju lihtsalt soovitas. Just nii, jah. Ja väga põnev, mina olen tavaliselt kuulnud neid lugusid, kus, teie olite natuke vanemad ka, on ju, aga kus tegelikult sa ei saa noorena aru, kus sa lähed, on ju. Ema ütleb, et tundub põnev, mine või siis kõik su sõbrannad või sõbrad on seal samas ja terve klass kuulub sinna ja siis sealt nagu kasvad ülesse. Nii et väga põnev, et teil on selline natukene teistsugune lugu, kuidas te organisatsiooni sattusite. Aga mis oli see esimene kogemus või mälestus, mis teil organisatsioonist on, Rasmus? Mul kindlasti esimene laager, kus ma käisin, oli 2021 Loksa talvelaager, kus ma mäletan väga hästi, detsember on jõuas, on külm, magad seal oma jaatelgis, kus köetakse ahju ja minu esimene öö nägi siuke välja, kus ma kogemata sattusin 4 tundi ahjuvalvet tegema. Miks 4 tundi? Ma ei julgenud lihtsalt järgmist inimest üles äratada.
ja siis ma mõtlesin, et teen ja siis lõpuks tuligi vist Allan tuli kuskil Tallinnast või kuskil tuli öösel telki ja siis ütles, Rassu, sa oled tubli olnud, et mine magama, ma teen nüüd hommikuni edasi. Missugune sinu mälestus, Kristel, on, kas sarnane? Minul oli esimene laager oli vähe soojem, oli hästi kuum suvi ja oligi vist Harju maleva ja ringkonna suvelaager ja mäletangi, et ülikuum oli ja ma mäletan, kuidas meie endine poiste maleva peal ehk siis Allan Šaukas viskas rühmajuhti kuskile tünni. Ma ei tea miks, aga just see on mul sellest laagrist meelde jäänud, sest et üli-palav oli ja siis võib-olla ka see, et seal tutvustati mulle kartulimängu. Kartulimängu? Mis on kartulimäng? Oi, ma ei tea, mitte rahvastepalliga, võrkpalliga, just, võrkpalliga siis mängitav mäng, kus üks inimene on keskel ja siis tuleb tabada teda. Igastes ma mäletan, et suured mängisid ja siis oli täpselt see, et kas ma julgen minna suurte juurde, et tahaks ka mängida, aga jah, lõpuks siis mängisime kõik koos. Aga mis on see hetk, kus sa tundsid, et see on sinu koht, nagu sa alguses ka ütlesid, et sa ei teadnud, et see nii tähtsaks sinu elus saab, aga kus on see, kus sa tundsid, et see on see minu koht? Ma arvan, et see võis olla kas aasta või 2 pärast, kui ma olin siis juba organisatsioonis olnud, oli meil siis kas suvelaager või kevad-sügis, ma täpselt ei mäleta, oli siis Saue Kiili rühmalaager. Ja siis öössel meie rühmajuhid siis kutsusid, et vanemad noored, et väiksemad lähevad magama, et tuleme, et räägime juttu lihtsalt. Ja siis oligi, kus me öössel paar tundi istusime telgis ja rääkisimegi lihtsalt, ma ei tea, et just noortejuhid avasid ennast nagu noortele ja tekkis see nagu usaldus, et sellest hetkest ma arvan, et oli see, et need on nagu minu inimesed. Ja Rasmus, kuidas sul? Mul oli, kui ma nüüd meenutan, mul oli kogu aeg see, et ma ei teadnud, kus minu koht on, et mis on nagu see minu eriala või nagu sport, et kõik mu klassivennad olid, kas mängisid jalgpalli või olid saaljookis või olid suured mingid geimerid või arvutis, aga mul ei olnud seda niisugust kohta ja siis ma otsisin seda ja siis ma sattusingi noorkotkaks ja ma arvan, niisugune pool või aasta aega olin tegutsenud, kui hakkasidki nagu päriselt nagu uued sõbrad mul kõik tekkima. Ja siis ma tundsin, et okei, see on ikka see minu koht, et ma tunnen ennast siin turvalisena ja mul on nii palju toredaid inimesi minu ümber, et ma tunnen lihtsalt hästi siin ennast. Aga Rasmus, mis on see praktiline oskus, mis sa oled saanud siit, mis sa tunned, et on olnud selline nagu kõige vajalikum praegu, mis on sind aidanud? Praktiline oskus, see on väga hea küsimus, et ma ei oska isegi kohe öelda, et kõik ongi mingi esmaabi olen õppinud, ma kujutan, et see on nagu väga oluline, sest et see, mis ma koolis ja nagu omal ajal olen õppinud, see pole midagi võrreldes see, mis ma siin Kaitseliidus ja noorkotkonna olen õppinud. Ja ma arvan, et kõik orienteerumised, ise hakkama saamine, et metsas või üleüldiselt, et ma olen ikka nagu tunnen hästi ennast, et kui ma pean enda ees seisma või ise nagu midagi hakkama saama. Kristel, mis on sul see praktiline oskus, mis sa tunned, et see organisatsioon sul andnud on? Ma arvan ka, et kindlasti iseseisvust, et ma arvan, et see on nagu palju kiiremini kasvatanud nii-öelda seda, aga ma arvan, et ka esmaabi on kindlasti väga-väga tahtis. Ma loodan, et seda väga palju küll vaja ei lähe, aga et väga vajalik selline praktiline oskus. Meil eelmises episoodis käis Kristjan rääkimas, kes rääkis ka esmaabist ja sellest vajadusest ja miks see nii oluline ja vajalik on. Nii et ma arvan, et temal praegu on väga hea meel kuulda seda, et see on see praktiline oskus, mis te kaasa võtate, see esmaabi just, ja et oskate ka teisi inimesi vajadusel aidata lisaks endale. Just. Alati valmis. Alati valmis. Aga mis on see, ma tean, et te olete teinud ka tegevusi teistele noortele. Siis mis need tegevused on olnud, mis on andnud, Kristel, kui sa oled teistele noortele saanud õpetada midagi? Ma arvan, et viimane kõige suurem mu ettevõtmine oli siis mu enda notlaager, mis ma siis keskendusin võistlustiimidele, et nende siis nagu tiimitunnetust kasvatada ja et just seda nagu tiimitööd. Et see on, ma arvan, selline viimane kõige suurem, kus ma ise sain rääkida võib-olla enda kogemustest ja natukene siis jagada nippe. Mis asi see not on näiteks, et kui meil kuulab praegu inimene, kes ei tea notist midagi, siis mis see not tähendab? Not on siis programm, millega siis noored saavad ise kirjutada, et saada siis rahalist toetust, et viia läbi mingi sündmus või mingi väljaõpe või et just, et et oma algatuslikult siis just noorte nagu algatusel teha miskit. Kui palju sa oled ise sinna kirjutanud oma nii-öelda rühmaga? Hetkel kirjutame Rasmusega 3. Ma varasemalt
ütleme, rohkem olen kaasa aidanud teistes notides, aga kirjutanud olen 2 noti täitsa nagu ise. Rasmus, mis te kirjutate praegu sinna notti, kui saladus pole? Ma arvan, et võime mainida, et üks nagu hästi eriline võistlus on meil mõttes korraldada, et see on meil suur nagu unistus olnud, et ma olen alati mõelnud, et kui ma jõuan oma kotka karjääriga lõpule, siis ma tahan kindlasti ühe võistluse ära korraldada. Minul oli täpselt sama. Oligi see, et üks hetk tuli meelde, et oi, nüüd tuleb see väljakasvamine kohe ukse taga, et nüüd on viimane võimalus nagu notti kirjutada ja siis sõbrannaga koos mõtlesime ja siis kirjutasin kohe Rasmusegele ja siis nüüd on vaikselt teosse. Kas see võistlus on ainult nii-öelda teie ringkonna malevale või ka laiemalt? Plaanis on laiemalt. Ehk siis need noored, kes kuulevad ja noortejuhid, kes kuulevad, siis peavad lihtsalt olema valmis. Just. Väga põnev, ma saan, et rohkem ei taha sellest rääkida. Rohkem ei saa. Rohkem ei saa. Väga hästi, väga põnev. Jääme siis ootama, loodan, et saate rahastust. Loodame parimat. Ja siis jääme väga põnevusega ootama, mis te teete. Aga Rasmus, mis on see tegevus, mis sina oled läbi viinud noortele? Ma olen ka oma loovtööks korraldasin laagrit ja tegelikult mul pidi aprillis nüüd toimuma laager, mis oli peastaabi poolt rahastatud, aga see mul lükkus edasi, kuna mul oli osalejaid ja natuke väheks. Aga muidu kohe, mis mul meelde tuli, oli 2024 toimus Baltic Guard, mis, kes ei tea, mis on Baltic Guard, see on rahvusvaheline militaar- või taktikalaager. Ja siis toimus Harjumaal, Harju malevas Eestis ja mina olin vastutegevus. Ja siis oli siuke hetk, kus ma sain teada, et poole tunni pärast või siuke tunni aja pärast mina pean topograafia töötuba viima kõikidele noortele läbi. Ja muidu on, endal on topograafia kõik selge, oskad rääkida, aga nüüd on vahe sellest, et pead inglise keeles rääkima seda ju. Meil on ju külalisi ju Lätist, Leedust, Poolast ja siis hakkasid küll natuke värisema, et mis ma nüüd ütlen, et kuidas ma tõlgin kõik asjad. Mingi põhjavärav ütlesid, mingi Northern Gate või midagi siukest, et see oli siuke, ma olin närvis, aga see andis siukse kogemuse, et ma arvan, mu inglise keele õpetaja oleks ka uhke mul. Jah, nüüd järgmine kord saad täiesti vabalt minna seda õpetama, on ju. Väga põnev, aga mis on olnud see raskem hetk organisatsioonis, sest nagu ikka tõusud mõõnad käivad kaasas ka organisatsiooni liikmeks olemisega, et Kristel, mis on olnud see raske hetk, kus sa oled tundnud, et ei tea, kas ma nüüd jaksan ja jõuan ja saan? Ma sellist nagu perioodi ei oska välja tuua otseselt, aga ma arvan, et võib-olla mõni patrullvõistlus, kus sa oled, siis oled küll mingi, miks ma jälle siia tulin, aga siis järgmine kord jälle tahad tagasi minna. Et ma arvan, et seal nagu seal on just nagu füüsiliselt ja võib-olla vaimselt natukene mõni hetk öösel pimedas kõndida 5 kilomeetrit sirget kuskil, siis on küll mingi, aga ei, ma ei teagi, ma niimoodi ei oska välja vist tuua, kus ma oleks nagu raske, väga raske olnud. See on ainult hea meel kuulda. Rasmus, sul on olnud mingeid raskemaid hetki? Mul on olnud küll paar hetki, mis mul kohe mõttes tuleb. Üks kõige raskem hetk oli mul 2023 aastal toimunud Mini-Ernal Tallinnas. Mini-Erna on siis nii-öelda see vabariiklik Eesti meistrivõistlused, kus igast malevast tuleb siis tiim ja Mini-Erna on siis poistel. Ja mina olin siis Harju esindustiimiga A4, legendaarne tiim, kes tõi igalt poolt Rootsist ja igalt poolt võite koju. Ja mina olin siis nendel nii-öelda noor järelkasvu liige. Ja võistlesime seal ja see oli siuke, kus oli pool maastik oli maastiku peal ja pool oli asfaldi peal ja siis see hakkas nagu väga mõjuma jalgadele ja 3 päeva nagu kõndi järjest magamata, ise oled noor, väike ja siis mõjus ikka kõvasti ja siis mul oligi, lõpuks oli ühel jalal 8 vilja ja teisel samamoodi. Ja siis seal kuskil poole peal või lõpupoole ma tundsin, et issand, ma ei jaksa enam, ma ei suuda, palus on ja kõik, aga siis mul üks hetk, ma nägin, et ma vean tiimi alt, et teised lähevad ees on ja siis ma hakkasin mõtlema, et kuule Rasmus, sa oled ju siin Mini-Erral, sa oled ju siin A4 liige, et mida sa teed, et võta ennast kokku ja siis käiski see nii-öelda klikk mul nagu ajust läbi ja ma hakkasingi lihtsalt käima ja kõndima ja eest vedama ja ma läksingi oma meeskonna eest läksin lihtsalt, vedasin neid järgi ja see oligi siuke nagu suur nagu ületuspunkt minu jaoks.
rääkides siis kuulates, kuidas Rasmus oli see nii-öelda väike tiimiliige uus, siis mina olen täpselt samas olukorras olnud, et oli ka niimoodi, et käisin esimesel patrullvõistlusel ja siis teisel sellisel suuremal kutsuti siis vanemate tiimiga ka, kes oli tugev tiim ikka, kutsuti siis võistlema. Ja siis järsku sain aru, et käisin mõnel võistlusel nendega, oli päris tore, nagu läks hästi. Ja siis saad aru, et hakkavad nemad välja kasvama. Nüüd tuleb kuidagi ise leida endale tiim. Et siis võib-olla oli ka see, et hirm, et nagu tahad võistelda, aga ei tea kellega nagu, et enda omad nii-öelda kasvavad välja. Aga siis kuidagi sattus jube tore ja hea klapp uue tiimiga, nii et. Aga mis te käite nendel patrullvõistlustel? Need tunduvad, need on rasked, need on pigem nagu, need on füüsiliselt rasked, aga minust on need vaimselt nagu veel raskemad, on ju. Miks käid nendel, Rasmus? Ma pole nüüd tegelikult vist aasta aega käinud, pole jõudnud, pole aega olnud, aga tahan kindlasti uuesti minna, sest et ma olen ise ka mõtlen kogu aeg võistluse ajal, et miks ma siin olen, mida ma teen siin, nagu mul on vastik, mul on valus, ma lähen ju kohe esmaspäeval pärast seda kooli, on ju, tulen koolist otse, et miks ma nagu ma nädalavahetus siin teen, on ju. Aga siis sa nagu hakkad mõtlema, et kuule, et ma olen nagu oma parimate sõpradega siin, kuskil hoopis teisel pool Eestimaa nurka, kuskil kraavis, kuskil, ma ei tea, mudaaugus, roomatsin koos nendega ja kõik need seiklused ja kogemused koos oma nagu lähimaste nagu sõpradega on nagu, see on nii väärtuslik minu ajast, see on nagu nii tugev ja mõjub nii hästi, et annab kohe motivatsiooni minna ja alati pärast võistlust on nagu uhke olla, et kuule, see oli ikka väga lahe. Kristel, aga kas on midagi, mida sa oled siin organisatsioonis õppinud, mida sa arvasid, et sa ei õpi? Üks asi on see järgukatsed, kus on just ka kirjas, mida sa õpid, aga kas on midagi nii-öelda järgukatsetest väljas, kus sa tunned, et et see on nii nagu vajalik ja hea oskus, mis sa said, aga tegelikult see on tulnud lihtsalt kaasa? Ma sellist nagu praktilist oskust vist ei oskagi kohe välja tuua, aga ma arvan, et võib-olla nagu inimestega suhtlemine on siuke asi, et võib-olla enne ei tule selle peale, et üks hetk avastad, et sind on pandud lihtsalt sellistesse olukordadesse, kus sa pead nagu täiesti erinevate inimestega nagu suhtlema ja hakkama saama, et võib-olla see. Rasmus, mis sul on olnud see oskus või teadmine? Ma arvan, et organisatsioon otseselt ei andnud mulle seda, aga ta suunas mind sinna, mis oli minu üks unistus oli langevarjuhüpe. Nüüd sügisel käisin koos oma Kotkaste sõpradega ja see oli iseenda algatatud see projekt meil. Aga just nagu Kotkastel on see langevarjuri erikatsemärk, mis nagu suunas sinna ja siis mõtlesime, et kuule, et peame ikka ära tegema, et see on nagu suur unistus olnud ja sattusime ja saime selle märgi kätte ja nüüd tunnen ennast uhkena, et väga, väga lahe kogemus oli see. Kas oli hirmus ka? Kusjuures mul hirm tuli alles siis, kui ma lahti lasin. Et see oli static line hüppe, mis tähendab, et ma hüppasin üksinda, mul ei olnud mingid instruktorid kaasas hüppe ajal, aga see, et kui ma hüppan lennukist, siis mul kuppel kohe avaneb. Ja sinna üles minnes, kõik jumala rahulik, seal istudes, uks avaneb, kõik rahulik, ma olin esimene, kes välja hüppab. Ja lähed sinna lennukist välja, hoiad seal käega tiiva küljest kinni ja siis jumala rahulik olla, ja siis tegelikult ma ka nagu kardan kõrgusi. Ja siis instruktor ütleb mulle, et mine, ja siis kohe, kui ma lahti lasin, kohe see hetk ma hakkasin kartma. Ja siis kuppel avaneb, siis on nagu vaatad, okei, kõik on korras, ja siis hakkad mõtlema, issand, kui ma nüüd siin rakmete vahelt välja kukun, et ainult need rakmed hoiavadki mind praegu üleval ju. Aga siis nagu rahunesid maha ja siis hakkad mõtlema, vaatama, et issand, kui ilus Eesti loodus ikka on ja nautisid seda kõike. Ehk siis see organisatsioon selles mõttes on nagu väga laiahaardeline, on ju, et ta annab nii palju oskusi ja teadmisi juurde, mis ka nagu väljaspool organisatsiooni aitavad kaasa, on ju. Kindlasti. Aga räägime natukene sellest aasta kodutütre ja aasta noorkotka tunnustuse saamisest. Kristel, kas sa aimasid? Ei, ma arvan, ma siiani pole kohale jõudnud, et ma arvan, et see võib-olla järgmiseks aastaks äkki võiks kohale jõuda, et ma nagu ei julenud isegi unistada sellest. Aga miks sa arvad, miks sa said selle tunnustuse? Ma ei tea, see on vist kõige raskem küsimus seda küsida, aga ma ei tea, äkki tegin midagi, mis mulle meeldis ja nautisin seda. Sa oled ju tegelikult panustanud väga palju ka oma ringkonnas ja panustanud ka tegelikult on ju riiklikult. Et kuidas on tunne nagu ka riiklikult midagi teha näiteks suvekoolis on ju? See tuli kuidagi nii nagu
naturaalselt, ma ei tea, et see tuli läbi noortekogu, siis see suvekooli võimalus kaasa aidata, et algselt ma olingi, et ma lähen sinna appi. Siis lõpuks sain aru, et oota, nüüd ma peangi vastutama millegi eest. Aga ma ei tea, väga tore oli ja ma ei tea, suvekool on täpselt selline mõnus koht ka, kus ma arvan, sihuke sellist juhtimist või siis millegi läbiviimist on nagu mõnus harjutada ja proovida. Just nagu suuremat üritust. Ja suvekool on siis selline asi, kus 3. aastat järjest, kui ma õigesti mäletan, või 2 aastat noored ise korraldavad seda. Mitte järjest, vaid üle aasta. Üle aasta toimub see just, kus siis noored ise korraldavad seda, ise teevad seal, panustavad ja täiskasvanud saadetakse viisakalt koju. Mis tähendab seda, et kõikide tegevuste eest, kõikide mingite sisuteemade eest, et see ei ole lihtsalt selline tavaline laager, vaid eesmärk alati on ka mingite riiklikute teemade üle koos arutada. Ja eelmises suvekoolis oligi järkude teema näiteks oli väga tugevalt on ju sees. Ja kõik need tegevused viivad siis noored ise läbi ja üle Eesti siis noored tulevad kokku ja Kristel oli seal meeskonnas ka ja Rasmus oli nagu eeltegevuste mõistes oli ka panustas seal. Aga Rasmus, kas sina aimasid seda tunnustust? Need on need kõige raskemad küsimused. Mina kindlalt ei aimanud. Ma arvasin, et isegi see, kui ma sain Harju aasta noorkotkaks, oli kõik nagu nii šokk minu jaoks ja siis veel minnes sinna galale, siis ma olin kindel, et okei, ma lähen sinna, ma lähen söön selle hea toidu ära ja siis ma lähen koju. Et see on ikka nagu täitsa suur šokk minu jaoks. Aga miks sa arvad, miks sa said seda? See on kõige raskem küsimus minu jaoks. Kui sa vaatad tagasi näiteks oma eelmisele aastale, siis mis on need tegevused, asjad, millega sa panustasid? Ma arvan, et üks mõju, mis mõjutas kõige rohkem on see, et ma olin hästi palju pildis, et ma hakkasin hästi palju sotsiaalmeediaga, fotograafia, videograafia, nendega tegelema ja siis ma olingi nagu pildis kogu aeg, et mind hakati juba nagu tundma ja vaatasid kogu aeg, et see üks nägu on kogu aeg siin, et võib-olla midagi sellist, et ma ei tea, kui siiamaani inimesed pöörduvad mu poole, et kui aasta noorkotkas, siis ma iga kord ehmatan ära, et see olen mina või? Te olete sellised keskmised eestlased ei julge vaata või nagu, et ei oska isegi ise ennast kiita või panna tähele. Aga mina, kui teid kõrvalt olen näinud, siis ma teadsin, et te selle saate. Sest et te olete tõesti väga tublid ja tragid ja agarad ja te tahate teha. Ma arvan, et see on see põhiline asi, miks te selle tunnustuse saite ka, et ei ütle kunagi ei millegile. Ja alati, kui on vaja millegiga panustada, midagi teha, siis te tulete ja teete, tulete ja mõtlete kaasa, tulete ja parandate. Ja tulete ja mõtlete midagi uut täiesti välja. Et ma arvan, et see on see teie nagu võlu. Aitäh. Kohe ei oska ollagi. Aga ma ütleks, et nii palju kui mina Rasmus siis olen tundnud, siis ta teeb väga nagu pühendumusega enda asju, et kui ta midagi ette võtab, siis ta nagu enne ei lõpeta, kuni see on nagu hästi läbi viidud või läbi mõeldud. Nii palju, kui ma Kristelit näinud ja temaga koostööd olen teinud, siis ma ütleks täpselt samad sõnad, et kõik, mida sa nagu tahad teha, kõik, mida sa hakkad tegema, kõik sa teed lõpuni, kõik sa teed suure südamega, alati naeratades ja isegi kui sul on probleeme või raskusi, siis sa tead, kelle poole pöörduda, sa oskad alati aidata teisi ja olla toeks teistele ja Aitäh, ma läksin mingi üksteise toetamiseks üle. Aga tead, ma arvan, et peabki üksteist tunnustama ka, on ju. Just. Eriti, sest et te olete päriselt väga palju panustanud, te olete väga palju teinud ka, et siis ma arvan, et need sõnad olid mõlemalt poolt väga head. Aitäh. Aga kuidas te ise tunnete nüüd, kui te saite selle aasta kodutütar aasta noorkot, kas teete midagi natuke teistmoodi ka? Eks natuke ikka on seda nagu vastutustunnet natuke rohkem. Kui oled kuskil, siis võib-olla jah, et just noorematele kodutütartele ja siis Rasmuse puhul siis noortele kotkastele, et sa võib-olla tead, et võib-olla märgatakse natuke rohkem sinu tegemisi, et siis saab eeskujuks olla. Rasmus, kuidas sul? Ma arvan, et ma olen nagu, kui ennast vaadates, ma olen natuke rahulikumaks muutunud või nagu ma enam ei pürgi nii kõrgele, et muidu oli see, et kui tulid, on just üritasid kogu ennast tõestada, on ju algul oma rühmajuhile, siis malevale ja siis
peastaabile kõigile, aga nüüd jõudes juba siiani, siis ma arvan, ma võtan kõiki asju rahulikumalt, on ju, ja mõtlengi just mitte nii palju enda peale, vaid just teiste ja noortemate peale just eriti, et olla eeskujuks ja õpetada ja koolitada seda uut põlvkonda välja. Et see on minu üks nagu suur eesmärk nüüd olnud. Kristel, mis sa ütleksid noorele, kes tahaks ka saada aastakodutütreks kunagi tulevikus? Mis teadmised, oskused, iseloom tal võiks olla? Ma arvan, et tuleb teha seda, mis sa tahad ja nautida seda protsessi. Et ma ei tea, kellele meeldibki meedia suund, siis tegeleda sellega, kellega meeldib võistlemas käia, siis käia võistlemas, ja teha seda kõike nagu nautides. Ma rohkem nagu nõuanded ei oskaks tuua. Aga ma räägiks ühe naljaka loo vahele. Ma ei tea, mis aasta see võis olla, 23, 22, kui meil sai maleva tasandi aastakodutütre tiitli, siis mu endine rühmakaaslane Liina, siis ma mäletan väga hästi, ma sõitsin oma emaga autoga ja siis ma nägin seda Facebooki postitust ja siis ma ütlesin talle hästi, et kunagi saad sina aastakodutütreks Harjus. Siis ma ütlesin talle, et ei, meid on nii palju siin, et see pole nagu võimalik. Et siis ma ütlekski, et ma arvan, et ma tegin seda nautides ja siin ma olen. Tegelikult mul on isegi samasugune lugu, et kui kunagi oli Allen Larin aasta noorkotkas, siis tema käis presidendi vastuvõtul ja siis tegi postitus selle kohta ja siis ma kirjutasin Allenile, et mis president rääkis siis, et mis tegite seal ja siis Allen ei öelnud mulle mitte midagi muud, kui küll sa üks päev ise tead või näed. Ja siis ma olin nagu, ei, see ei juhtu, aga võib-olla juhtub. No näed, selles suhtes seda, et te saate selle tunnustuse teadsid teised inimesed enne kui teie. Juba on ju. Aga räägime natukene noorte kaasamisest ka. Ja selles mõttes natuke laiemalt kui ainult teie ringkonna maleva mõistes, siis miks te arvate, miks noori peaks üldse sinu organisatsioonis kaasama? Kristel? No, et ikka kuulda, mida uued noored tahavad või mis neile nagu korda läheb, et just nagu laagrite osas näiteks, et mis neid päriselt huvitab, et siis ju noored teevad seda, tulevad sinna palju suurema rõõmuga, kui neid nagu päriselt huvitab ka, mis seal toimub. Et võib-olla alati noortejuhid ei tea, mida noored tahavad, et just siis tuleks kaasata ja uurida neilt. Rasmus, mis sina arvad, miks peaks noori kaasama? Ma arvan, et organisatsioon muutub kogu aeg ja kui nüüd vaadates nüüd oma rühma, nagu neid pisikesi noori, siis muidu kui tavaliselt on nagu pisikesed pigem nagu kõrvale jäänud, on ju, et meil riigikaitseõpetaja pigem tegeleb nendega, siis nüüd järsku tuli see droonindus meil ja see drooni jalgpall ja nüüd järsku vaatad, et issand, need on meie noored ju, kes drooni jalgpallis käivad igal pool võistlemas ja meie rühmajuht Mattis tegi ka rühma nagu grupi postituse, et isegi meie noored teevad nagu vanematele nagu näitavad käpa ette, et osades teistes nagu valdkondades, et kaasata just neid nagu näha, mida nemad soovivad, on ju, sest et meil kõik muutub ja ma ei tea, kui mina olin nagu, ma nii noor ei ole olnud noorkotkas, aga ma kujutan ette, et meil on nagu hoopis teistsugused nagu huvid või tahtmised ja nagu jah, olnud, et kui nüüd tuleb hoopis uus noor, kes on nagu uue põlvkonna nii-öelda siis noor, siis temal võib hoopis nagu teistsugused teemad või huvid olla. Kristel, kuidas sina tunned, kas nii-öelda riiklikult on noori piisavalt kaasatud erinevatesse otsustusprotsessidesse? Ma arvan, et tänu sinule, jah. Et just noortekogude kaudu ma usun ja loodan, et see on nagu jõudnud igale poole või vähemalt mingil määral siis, et mingi võimalus on noortel kaasa rääkida ja enda hääl siis nagu kuuldavamaks teha. Aga Rasmus, ma saan aru, et sinu rühm on selline, kus on pisemad ja nooremad koos, on ju. Siis kuidas sina kaasad neid nooremaid mingitesse tegevustesse või otsustesse? No meil on niimoodi tavaliselt rühmapealik nagu korraldab meil noortematele laagrit, on ju, spetsiaalselt noortematel või matka. Ja siis alati kirjutab, meil on nagu eraldi Messengeri grupp, meil need vanemad on ju aktivistid, kirjutab sinna gruppi, et jõuet on tulemas, et kes tahab nagu aidata, on ju panustada. Mina alati olen, et tavai, ma olen tulemas, on ju. Ja siis jagame oma rollid ära, vahepeal me oleme isegi aitanud nagu Mattisel korraldada sündmusi ja planeerida neid ette, et me oleme teinud küll siin õhtu kell 10 videokõne kuskil Messengeris või kuskil, et tavai, et mis me nüüd projekti tähtaeg on nagu nüüd kohe, et mis me nüüd teeme.
ja siis arutame koos ja siis jõuame otsusele, et davai, teeme noortematele järgulaagrit või midagi seda laadset, et Aga Kristel, miks sa arvad, miks üks noor võiks siia organisatsiooni üldse tulla? Uued tutvused, kindlasti hästi palju valdkondi või nii-öelda valdkondi, saab proovida erinevaid mingeid tegevusi, et võib-olla oma tulevikuplaane just saada selgemaks. Ja ma arvan, et tutvused on see kõige kallim varasid, et kunagi ei tea, millal neid tutvusi vaja läheb või et sõbrad kogu eluks. Rasmus, miks sina arvad, miks ütleme 7-aastane noormees võiks noortesse kotkastesse kuuluda? Vaadates neid noorkotka pusasi, mis meil kunagi olid, kus on selja peal kirjas elan, seiklen, kogen. See on minu arust väga hästi kokku võtted. Et ma tulen siia, ma tunnen ennast hästi, ma saan igal pool metsas matkamas käia, oma uusi sõpru, tutvusi saada, uued kogemused, seiklused, kõik see on nii väärtuslik minu arust ja see lööb siukse põhja alla, et millega nüüd edasi oma eluga hakata tegutsema. Et kõik need uued kogemused, juhtimisoskused, ma ei tea, esmaabi kas või, et aitab kõik tulevikus nii palju kaasa ja eriti kui sa noorelt alustad, siis see on väga tugeva baasi lööb sulle. Siuke elukool, ma ütleks. Jah, tõesti. Aga ma ei saa jätta küsimata järkude teemat ka natukene, õige pisut. Kuna eelmine episood oli meil ka järkude teema kohta ja ma küsisin ka Kristeli ja Kristjani käest, et kuidas noored need uued järgud siis vastu võtsid. Kuidas teie võtsite? Kristel, kuidas sulle uued järgud meeldivad? Mulle väga meeldib, et riigikaitset on hästi palju rohkem sinna sisse toodud. Jah, ma ei teagi, ma ei oska väga palju kommenteerida, ma praegu pole süvenenud ise nendesse, aga ma tean, et Rasmus on pidanud süvenema nendesse väga. No nii, Rasmus, kuidas meeldib? Enda arvus on see, et mulle meeldib isiklikult uued järgud ja nii palju, kui ma noortega olen arutanud, mis sa oled korraldanud neid kokkusaamisi ja arutelusi, siis noortele enamasti ka meeldivad. Et me oleme küll välja noppinud siuksed mõtteid või küsimärkesi, et kas see peab olema niimoodi või et kas see on nii ka raske selle vanuse noore jaoks või et selle tõsta äkki hoopis teise järku. Aga üldiselt meeldib ja Väga hästi, selles suhtes, et hea meel kuulda, et teile meeldib see ja et teil ei ole mingit vastupanu selles osas. Aga vaatame natukene tulevikku ka, alustame Kristel sinust, sest sinul see nii-öelda vanus kukub juba õige pea. Mis su tulevikuplaanid on, kui nüüd 19 saad ja just kui noorliikme aeg on läbi? Tegelikult enne, kui ma 19 saan, siis ma juba lähen ajateenistusse nüüd, paari kuu pärast siis juulis. Et see on siis nii-öelda paberite järgi kodutütar olla samal ajal kui ajateenija. Aga peale seda tahaksin minna õppima tegelikult Sisekaitseakadeemiasse, just politsei- ja piirivalveametis või kolledžisse. Et siis et ikkagist riigikaitsega jään seotuks. Ja kindlasti kunagi ka noortejuhiks tahaks saada, aga ma arvan, et enne seda tahaks kogeda natukene ja saada rohkem kogemusi ja midagi, mida noortele siis ise edasi anda. Aga kuidas sa tunned, kas see, et sa olid kodutütar, ongi viinud sind sinna, kus sa nüüd tunned, et jah, ma lähen ajateenistusse? Kindlasti. Poleks kunagi varem arvanud. Isegi ma tean, mu vanemad on öelnud seda, et rääkisin neile, et jah, et ma nüüd lähen sellisesse laagrisse. Siis nad mõtlesid, et niikuinii läheb proovib ja siis rohkem ei lähe, et tema et selline, ma ei tea, et ei ole üldse minulik. Aga no võt, hoopis läks nii. Aga miks sa lähed ajad? Mis su see miks on, miks sa lähed sinna? Ma ei tea isegi. Ma 8. klassis võtsin endale kinnisidee, et kui ma gümnaasiumi lõpetan, siis ma tahan ajateenistuses ära käia. Ja ma ei tea, ma tean, et ma kahetseksin kunagi tulevikus, kui ma ei läheks praegu. Ja ma arvan, et see on väga hea võimalus ja siuke natukene kohustuse tunne on just Eesti ees. Väga põnev, et kui me tulevikus räägime ka naised ajateenistusest, siis saame ka sind just kaasa võtta ja sa saad jagada enda kogemust. Aga Rasmus, sul on natukene veel rohkem on ju aega, aga mis sinu tulevikuplaanid on, kui noorliikme aeg hakkab otsa saama? No mina saan 19 enne, kui ma gümnaasiumi lõpetan, ehk siis ma plaanin minna kohe Kaitseliitu üle.
esimesel võimalusel. Mul juba praegu osad kaitseliitlased kutsuvad kogu aeg oma õppustele, et kuule, et vaata, kui lahe meil on, et tule meie üksusesse või. Ja siis pärast gümnaasiumit käi ajateenistus ära, mis on mul kohustuslik, on ju. Ja ma arvan, et ajateenistuse jooksul ma teen lõpliku otsuse, aga ma palju mõtlen, et võib-olla edasi minna Kaitseväe Akadeemiasse ohvitseriks õppima. Et ma arvan, et just nagu noorkotkas olemine on see nagu mõjutanud mind, et ma olen saanud just, kirjutasime ka Kaitsekodu artikli, mina ja siis Ahti Valdmets, aasta noortekotkaste noortejuht, kus ta kutsus mind oma õppusele, kus ma saingi suhelda kadettidega ja nagu lähemalt tutvudagi just, mis seal nagu toimub, mis nende koolielu on ja et kas see on nagu just minu jaoks. Väga põnev, teil on selles mõttes väga põnev teekond mõlemal ees ja ma arvan, et alati on hea meil kuulda, kui see organisatsioon on teid toetanud ja mõjutanud heas mõttes ja kujundanud teie nagu tulevikuametit ka selles suhtes, et mis te tulevikus tegema hakkate. Aga läheme natuke tulevikku. Esimeses episoodis küsisin Ave ja Silveri käest ka, missugune on siis organisatsioon aastal 2030. Aga mis teie arvates, missugune see organisatsioon on aastal 2030, Rasmus? See on väga raske öelda, sest et meil muutub hästi kiiresti. Nagu ma mainisin eelnevalt, see droonindus on just nagu väga sisse tulnud. Et just nagu vaadates nagu aasta-kaks tagasi, siis nagu vahepool nagu räägiti sellest ja nüüd on igal pool ju järkudes on sees, erikatsed on ju ja see drooni jalgpall kõik on nagu nii järsku tulnud peale, et ma arvan, et see kõik asi muutub nii kiiresti, et ma ei suuda ette isegi kujutada. Aga ma näen, et kõik liigub ikkagist ülesmäge, et noori tuleb kindlasti juurde, me areneme kogu aeg edasi ja võib-olla ongi fookus natuke muutuvad, aga see on kindlasti nagu positiivsuse suunas. Ja Kristel, sina? Ma arvan täpselt sama. Ma arvan, et ainult paremaks. Et praegu on just see periood, kus on näha, et hästi palju muutusi tuleb ja kõik mingid uued asjad on sees. Et ma arvan, et siis juba kõik see on nagu ellu viidud, kõik need unistused ja jah. Aga Kristel, kui sa peaks ütlema inimesele, kes ei tea väga hästi kodutütardest midagi, siis kuidas sa kirjeldaksid seda organisatsiooni talle? Ma ütleks, et see on organisatsioon, mis annab sulle, suunab sind elus kindlasti väga palju ja annab selliseid mõtteterasi ja mõttekohti. Annab sõpru, väga palju sõpru, head toitu, nagu ma enne mainisin. ja inimesed ja need teadmised, mis saab, on hindamatud. Kuskilt mujal ma ei kujuta ette, kus selliseid teadmisi ja kogemusi saaks. Ja Rasmus, sina, kui sa peaksid tutvustama kellegile noortekotkaste organisatsiooni, kes ei tea midagi sellest, siis kuidas sa tutvustaksid? Ma räägikski sellele noorele just, et see on kõik vabatahtlik, vabast ajast saad tulla, on ju, aga sul ei ole seda kohustust ja kõik see nagu kogemused ja sõbrad ja tutvused, mis sa saad, on nii meeletu lihtsalt ja see annab nagu nii palju võimalusi ja pagasi sulle eluks ette. Ja isegi kui sa kahtled, et kas see on nagu ikkagist minu koht või et kas ma ikka peaks minema, siis mina ütlen alati, et tule proovi. See on ju vabatahtlik, tule proovi, ole siuke pool või aasta aega ja käi paaris laagris, paaril koondusel ja tule ja vaata, mis see nagu täpsemalt on, et või ära sa saad alati minna, aga tulevikus enam tagasi otseselt ei saa noorkorkaks tulla. Kristel, ma saan aru, et sa suvel lähed ajateenistusse, on ju? Ehk siis natukene on veel jäänud siin organisatsioonis. Lisaks sellele salajasele võistlusele, mis te siin korraldate, mis plaanid sul veel on organisatsioonis? No hetkel sellised kindlad plaanid on siis võistelda. Just mingid teatud võistlused, mis on enne, kui ma välja kasvan, on siis Ernake kindlasti. Siis on Rootsi võistlus, kuhu me läheme nüüd augustis. Ja siis, ma ei teagi, seesama meie Rasmuse projekt. Ja lihtsalt kasutada igat võimalust ära, kus ma saan veel selle organisatsiooniga olla, sest et reaalselt see aeg läheb tegelikult nii kiiresti, et ma arvan, et igale poole, kuhu saab, siis ma olen minemas. Ja Rasmus, sina, sul on natuke rohkem on ju aega, aga mis plaanid sinul sellel aastaks on?
ega mul nagu, mul on see meie salajane siis see projekt Kristeliga, siis ma tahan ikkagist oma selle vormi kandmislaagri lõpuni viia ja selle ära korraldada. Ja siis on tulemas ka üks väga lahe mõttega võistlus Jäljed metsas, kus mina olen ka siis Põhja maakaitse ringkonna siis meedia vastutav. Ja üleüldiselt jooksvalt käiagi nagu laagrites abis, olla siis kas meedia, fotograaf või siis käia koolitamas just või eeskuju nagu noortematele, et tuleks seda noortemate tase tõuseks kogu aeg ja kasvaks ka nagu aktiivsed ja tublid noored meist. Me hakkame vaikselt lõppu jõudma ja kui meid kuulab praegu noor või täiskasvanud, kes ei tea väga palju sellest organisatsioonist, siis öelge ühe lausega, mis see organisatsioon teile andnud on, Kristel? Kardan, et ma hakkan nüüd küll kordama ennast, aga Pole hullu. Jällegist kogemused, inimesed, enesekindlus ja ma ei tea, mõtted. Mõtted on küll väga lai lause või sõna, aga jah. Ja Rasmus, sina? Ma ütlekski, et minu jaoks mis ma kõige suurem asi, mis ma siit olen saanud, on minu sõbrad ja tutvused. Et kõik minu nagu praegused parimad sõbrad on kõik tulnud läbi noorkotkaste. Nad on kõik minuga koos noorkotkad või kodutütred, näiteks Kristel. Ja isegi nagu vabast ajast me käime kogu aeg nagu oleme koos ja veedame aega. Ja kõik need tutvused ja kogemused ja seiklused, kus ma olen käinud, see on minu jaoks nagu jääb mul elu lõpuni meelde. Aitäh teile, et te Aitäh tulite. sulle. Ja ma loodan, et saime siin üheskoos natukene ka arutada nendel teemadel ja aitäh sulle, kes sa kuulasid, olid sellel tänasel vestlusel nii-öelda kaasas, kus me rääkisime siis aasta kodutütre ja aasta noorkotkaga ja ma loodan, et ka sina said siit mingeid uusi mõtteid või uusi nii-öelda taipamisi, eriti just nagu noorte vaatest, on ju, et miks see organisatsioon on vajalik, mis see organisatsioon annab üldse nii sulle kui ka teisele noorele, nii et aitäh, et kuulasid. Ja lisaks sooviksin tänada ka Lumioravat, kes tuli ja hea meelega andis meile siia vett, et meie kurgud ei kuivaks. Nii et aitäh ka Lumiorav ja näeme juba 2 nädala pärast uuesti.